Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Helsingi viisanäitsa viibib taas, kui seda ei saa. Lähen segi vist peast, lõpuks rusikaga lõin nagu Edgar Savisaar. Selle peale antigi paberid need, tõesti nendeta oleksin kadunud mees ja trügisin laevale nimega Georg Ots. Vaata Soome, see on Põtrade maa, kus peetakse lugu ka töömeest ja seal alenusmüügidel marka veeretaan. Kui homme näen vanu tuttavaid, räägin neile kirbutori seiklusest vaid ja surnud autod laeva lükkan taas. Soome, Soome, pergele Soome, ma tahan sinna saada. YKK, Soome, 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 sinna tahan vaid. Soome, Soome, pergele Soome, ma tahan sinna jääda. Soome, 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 sinna tahan vaid. Lõppaga läheneb ja kallis marga kursta kahaneb. Ankeete täidan tollis mõnuga. Vaata inimese elu, see on isemoodi kallis ja ta ei sõltu valitsevast pallis ja reisikotti viinad peidan taas. Soome, Soome, pergele Soome, ma tahan sinna saada. YKK, Soome, 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 sinna tahan vaid. Paljuko se maksaa, ihan hyvin tunnet on. Joo, Soome, 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 sinä tahan vaid. Haluatteko vodkaa? Ei se maksa paljon, vain 50 markka kampale. Vain 50. Kippis. Hei, kippis. Kommista taliman, talimi banaana. Uudiseid koduvabariigist. Tere! Siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi laulis, aga Ivar Vigla, kes tavaliselt talitab siit mõned korrused allpool ja laulis laulu Soomest. Laul ise on kuulsa Soome laululooja looming ja räägib sellest eesti keeles, kui tore võiks olla, kui saaks soomlane olla või Soome minna. Miks me sellest praegu räägime üleüldse? See on sellepärast, et aasta meil on alles nii noor ja värske, et võimatu öelda, mis nägu tal olema hakkab, aga mingid märgid on juba olemas, sellepärast, et möödunud aasta lõpul pidas Soome piirivalve kinni Soome lahel Eestit ja Soomet ühendavad elektri- ja sidekaableid lõhkunud Vene varilaevastiku laeva Eagle S ja hoiab laeva siiani kinni. See oli üsna selline dramaatiline sündmus, kus laevale laskusid siis eriväeüksuse liikmed helikopteritelt köitega ja siis suunasid laeva Soome territoriaalvetesse. See on üks selline sündmus, mis kindlasti hakkab vähemasti aasta alguses määrama mitmesuguseid olulisi asju. See on mõne arvates on see liigne eskalatsioon, mõne arvates on see tegu, mida oleks pidanud juba ammu tegema. Kuidas see asi lahenema hakkab, seda me saame teada, kui me jälgime tähelepanelikult seda, mis Soomes toimub. Soomlased tegutsesid suurepäraselt kiirelt ja resoluutselt, ehkki jah, tõepoolest, kuna neid kaablite lõhkumisi on olnud varemgi ja laevu kahtlusaluseid on kinni peetud, siis see oleks võinud olla aasta varem. Aga hea, et oli praegu ja vahetu reageerimine kahtlusalustele laevadele on iga riigi otsus ja kohustus ja vähemalt Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor paar päeva tagasi siin samas Kuku Raadio stuudios kinnitas, et vajadusel ja kui selline kahtlusalune laev, keda kahtlustatakse siis merealuste kaablite lõhkumises, oleks olnud Eesti territoriaalvetes, siis ka Eesti on valmis kasutama sarnaseid meetodeid, ma ei tea, K-komando on ju õppinud töötama lennukites ja laevades, et saatma siis vastavalt sinna ka oma eriüksus, aga karmim tegutsemine peab kindlasti muutuma NATO sisemerel, milleks Läänemeri ja Soome lahte eriti on normiks. Mis on tegelikult üks suuremaid probleeme on see, et varilaevastik, millest me räägime,
see on maailmas tegelikult väga suur ja me räägime Vene varilaevastikust, aga tegelikult neid aluseid, mis ei ole otseselt seotud Venemaa sanktsioonide rikkumisega või Venemaalt siis näiteks nagu see Kotkas S või Eagle S oli tegev Venemaalt siis sanktsioonide vastaselt nafta vedamisega Egiptusesse. Neid varilaevastiku aluseid on Ameerika Ühendriikide andmetel umbes 1500 kogu maailmas ja varilaevastik on siis põhimõtteliselt koosneb alustest, mille omanikke ja nende omanike seoseid on väga raske kindlaks teha. Eagle S kandis vist ka Cooki saarte lippu, et oli seal Cooki saartel registreeritud ja ametlikult opereerib hetkel seda tankerit Araabia Ühendemiraatides registreeritud ettevõte. No vaat, aga ju nii ongi, et kui me teame, kuidas asjad tegelikult on, siis me peame neid õigete nimedega nimetama ja õigesti toimima. Ma väga loodan, et soomlaste julge eeskuju. Ma millegipärast pelgan, et me enda sellise kõhklemise ja kahtlemisega kaetud nagu asjaajamistooni puhul tõenäoliselt isegi juhul, kui see laev oleks olnud meie vetes, sellist sammu ei oleks astunud, aga soomlaste julgus ja see, mis nendest välja tuleb, no kuidas ma ütlen, et kui me vaatame Soome ajalugu, siis vaatamata kõik võimalikele hiljem kritiseeritud perioodide, olgu see Kekkose või kelle iganes oma, on nad ikkagi oma loomuses olnud ju see, mis nende keeles ka sõnana sisu asju välja ütleb. Ja meenub mulle selle koha peal ka üks film, mille nimigi Sisu, kus üks Soome kullakaevaja väga radikaalsete võtetega võitleb natsidega, ehk et selline radikaalsus ja rahulik radikaalsus on nende loomuses ja me peame väga tänulikud olema ning ma ütlen veel kord, õppima koostööd tegema ka soomlastega, kellega ilmselt koostöö on suurem, kui meil võib-olla ajakirjandusest välja paistab, sellepärast, et sellised radikaalsed võtted, ehk et kui me teame, mis on kehvasti, sõltumata sellest, millised võivad olla tagajärjed, me näeme, et neid tagajärgi reaalselt ei ole. Ja sellesama nagu hiiliva asjaajamisega ju pikalt ennast harjutanud Venemaa on ju veel jõhkram kõikides toimingutes ja lihtsalt neid ennetades, nende enda meetoditega, nende enda tavadega õnnestubki tõenäoliselt nendega toime tulla ja ma kujutan ette, et see on vaid aja küsimus, kui jällegi, eks ole, kui piisavalt suure laevastikuga riikidel, Ameerika Ühendriikidel tekib lõppkokkuvõttes veendumus, et need on Vene varilaevad ja sõltumata sellest, millised on juriidilised nüansid seal ümber, kui toimitakse radikaalselt ja kui venelased samal ajal ütlevad, et ei, need ei ole meie laevad, siis on ju täiesti selge, et ei saa ju midagi juhtuda, et kui lääs teab, et need on Vene laevad ja venelased ütlevad, et need ei ole nende laevad, siis ei järgne ju ka sellele mitte mingisuguseid samme. Olgu Vene laevad või mitte, aga tegelikult üks samm, mis on täiesti teoreetiliselt reaalselt astutav, on see, et varilaevastiku aluste kandmine nii-öelda keelatud aluste nimekirja. See tähendab siis seda, et kui riigid lepivad kokku, et see ja see laev või selle ja selle omaniku omanduses olevad laevad on keelatud aluste nimekirjas, siis nad riikide territoriaalvetesse, nende riikide territoriaalvetes sõita ei saa. Tõsi, Soome lahe keskel on küll selline neutraalne vesi, et mis seda nagu ei puuduta. Aga emotsioon on jube palju. Üks Ukraina YouTuber, Boris Tiesenhausen, tegi väga huvitava mõtteavalduse ja kutsus mitte Eestit ega mitte Soomet, vaid NATOt üles vastama Venemaale peegelmeetmetega, lõhkuda Venemaa kaableid. Ja ta viitas eelkõige siis merealusele Rostelekomi kaablile, mis viib siis Peterburist Königsbergi mööda seda sama Läänemerd. Ehk siis, et see on väga emotsionaalne postitus, aga loomulikult ilmselt Eesti, Soome ja teised NATO riigid seda teed ei lähe. Ja no selle sama kaabli kohta vist on ühe korra Venemaa öelnud ka, et see on katki, aga nii nagu kõikide muude asjadega, mida Venemaa teatab, et sa ei või kunagi teada, kas see on tegelikult nii, kas see on tehtud propaganda eesmärgil või mitte, aga selle teema juurde mõned minu sellised kommentaarid, et no ütleme nii, et kui Ukraina YouTuber teeb NATO-le üleskutse, siis on ju selge, et see
et jutuks hea küll, eks ole. Ma ütlesingi, et see on emotsioon. Jutuks hea küll, no nii palju kui siis me juba siit Eestis teame, et NATO on selline väga keeruline poliitiline organisatsioon eeskätt ja selleks, et seal mingisuguseid tegevusi sünniks üldse, selleks peab olema nagu poliitiline konsensus, ilma selleta nagu mitte midagi juhtu, isegi artikkel 4, artikkel 5 käivitamine eeldab pikki läbirääkimisi ja nii edasi ja nupule vajutusest NATO-s midagi ei sünni ja kui juhtub ka midagi hullemat, siis pole ka kindel, et mis see tulemus, milline reaktsioon sealt siis tuleb. Aga kuna Venemaa kasutab varilaevastikku siis sellisena, et nende omanikud on küll peidetud, aga nende omanikud see lõppomanik ei pruugi olla üldse Venemaa, et see olukord on umbes sarnane nagu siis nende samade tolvanitega, keda siis GRU palkas selleks 1000 euro eest, et nad siis Sinimägede lahingute neid mälestusmärke sodiksid, ehk et mingisugused tegelased, kellel on mingi roostes tanker, kellel on vaja hirmsasti raha, tema juurde ligineb major Petrov ja ütleb, et vaat väga tore, et teete paar sellist reisi ja viite meie siis kütuse sinna ja saate selle eest sellise raha. Nii et ja see annab ühe väga hea võimaluse, see on jällegi selline üleskutse, et tehtagu niimoodi, aga põhimõtteliselt see võimalus on olemas, et ei ole vajagi nagu mingist musta nimekirja, aga tuleb kasutada sellist, nagu mina ise nimetan, Jüri Pihli järjekindla kottimise meetodit. Et neid laevu, millel teada olevalt on siis puudub jääklass, puuduvad kõik võimalikud sellised moodsad nipid ja vidinad, mis on vananenud, mis on üle 20 aasta vanad, mis ei ole võib-olla õiges kohas üldse kindlustatud ka mingis Vene varikindlustusfirmas. Et neid tuleb järjekindlalt kontrollida ja kottida, et see hirmutab neid omanikke. Need on üks mingisugune hulk inimesi, kes oma vanade rüsadega sõidavad selleks, et Venemaa käest raha saada. Aga kui nad teavad, et selleks, et Ust-Luga sadamasse jõuda, need 10 korda peetakse kinni, seal, kus see võimalik on, siis laevale ronivad mingid tüübid, kogu nende graafik läheb käest ära, nad iiale ei jõua õigeks ajaks õigesse kohta, nende kulud tõusevad, siis sellise järjekindla kontrollimisega on võimalik kindlasti mingisugune osa siis nendest ära hirmutada, et kogu selle varilaevastiku pluss siitpoolt vaadates on see, et need ei ole ametlikult Vene laevad. Ehk seal ei teki mingisugust diplomaatilist konflikti ja kui ka tekiks, küsib mõni. Aga neid võib täitsa rahulikult kottida. Ma arvan, et see asi hakkabki sündima, sellepärast teades soomlaste ja kogu Helcomi reeglite järgi, kuidas nad ise püüavad olla raamatu järgi, by the book toimida meredel, siis usun, et see, mis nüüd toimunud on, üsna jõuline Soome politsei ja riigi poolt võetud otsused, ja mitte ainult otsused, vaid ka teod, nagu me näeme, siis iseenesest see sama asi, mida sa Priit räägid, ma arvan, et see saab reaalsuseks juba lähikuudel, sellepärast et see tundub väga loogiline ja väga soomlaslik, kuidas asju ajama hakata. Ja ma usungi, et just nimelt keskkonna ja kütuse ja mis iganes muude reeglite täpne valvamine, kas või see, et nad võtavad rohkem siis vaeva, sellepärast kõik need vanad rüsad, nagu me teame, ju teevad mida, lasevad oma pilsivee, mis on siis laeva alla ossa kogunenud ja õliga segunenud vesi, niisuguse pika nirena nii paratamatult merre. Teeme nüüd ühe täpsustuse. 2006 aastal Hiinas ehitatud 229 meetri pikkune Kotkas S, mis on kinni peetud, ei ole laevastiku mõttes rüsa, tegemist ei ole mingisuguse vana roostes tankeriga, vaid täiesti korraliku laevaga, milliseid on maailma meredel 10 000. Ehk siis tegemist ei olnud vana rüsaga. Seekord küll mitte, jah. Aga reeglina ikka see, mis siit mööda voolab, näeb väga kole välja. Ja teine asi on see, et millele Soome politsei ei ole täpselt vastust andnud, aga millele ta on korduvalt viidanud väga ettevaatlikult, on see, et nad kontrollivad selle laeva pardal olevat elektroonikat, mis on kahtlaselt kaasaegne. Ehk siis tegelikult see elektroonika ilmselt ei ole mõeldud ainult meresõitudeks, vaid millekski muuks ja läbi on käinud esialgu küll spekulatsioon, et võib-olla tegemist oli laevaga, millel oli ka mingisugune luure või diversiooni võimekus elektrooniline siis. Kuni selleni välja, et kui pidada silmas uudist, et
see laev olla kasutanud väga palju energiat, nii et isegi laevageneraator ei suutnud seda tagada, siis võib põhjus olla ka selles, et tegemist on üldse veealuse kommunikatsiooni, mis on väga energiamahukas osa kandva laevaga, aga jällegi, et üks loodetavalt soomlased seda saladust Eesti ametivõimudega jagavad, millal sellest avalikult rääkida saab, on täiesti eraldi küsimus, aga loomulikult ma arvan, et see on üks vägevamaid saakloomi, mis tänasel hetkel ühte Soome lahesoppi on veetud ja seal nii-öelda oma prepareeritakse, juueldakse ja vaadatakse, ehk et ma usun, et mitte ainult Eesti, vaid ka tõenäoliselt väga paljude NATO riikide ametivõimud on sinna juba oma asjatundjaid saatnud, mitte inimesi vaatama, vaid just neid masinaid vaatama, millest ilmselt enamus ongi juba pardad maha võetud. Ja siis ma tahtsin öelda nende, et kas need laevad on nüüd heas korras või mitte, et Euroopa Komisjon on andnud siis välja ühe dokumendi, mille nimi on siis Russia's Shadow Fleet, et Vene varilaevastik ohtu päevavalgele tuues ja siin on nagu selgelt öeldud siis, et Vene varilaevastik koosneb suuremas osas vananenud ja vananevatest ja halvasti tehniliselt ülalpeetud alustest, mis tegutsevad nii, et nad pööravad minimaalselt tähelepanu kõikidele regulatsioonidele, mis on seotud siis keskkonna ja merelaevandusega. Nii et need võimalusi neid kinni pidada, kottida ja need uurida, neid kindlasti on, et selleks ongi vajalik olla leidlik, et mõnikord on vaja olla leidlik ka sellel, kes tahab olemasolevaid seadusi rakendada, sest me oleme ju suuremas osas sellises arenenud lääneriigis ja demokraatias me ju lähtume sellest, et kõik täidavad seadusi. Nüüd, kui sul selles kontekstis on keegi, kes seadusi ei täida, siis tuleb teda menetleda lihtsalt kõikide võimalikult olemasolevate seaduste raamides ja ma arvan, et see võimaldab vähemasti mingisuguse osa nendest tegelastest, kes siis soovivad raha teenida Vene varilaevastiku nii-öelda mitte nüüd lipu all, aga seal raha teenides, et neid ära hirmutada, et see võib-olla ei ole üldse väga hea mõte. Aga pilt laiemas plaanis on ju väga hea selles mõttes, et võime ju moel või teisel kindlamad olla, et juhtum, mis enne teist maailmasõda siin Eesti aladel, merealadel aset leidis, allveelaeva Oržel juhtum, tõenäoliselt samal moel enam korduda ei saa ja ma ikkagi ütlen, et tänu kommunistide ja venelastega pikemalt osavat asja ajanud soomlastele on meil ka tänaseks nagu julgemad piirid käes, mida teha võiks ja peaks tegema selleks, et ennast kaitsta, sellepärast, et venelastel on ikkagi nagu mingil määral nagu taimejuur, et ta vajab niimoodi vaikselt ennast kuhugi sisse peenikesena ja siis hakkab sellesse juurde vett pumpama ja siis läheb asfalt katki ja maja kukub ümber, et tänasel hetkel me näeme, et me oskame vähemalt oma kultuuriruumis siin Põhjamaadel sellele tähelepanu pöörata ja neid asju õigel hetkel läbi raiuda. Üks üldse mitte vähetähtis detail on ka see, et see Peterburist Egiptusesse teel olnud Araabia Ühendemiraatides registreeritud ettevõttele kuuluv tanker, mille pardal oli siis 24 meeskonnaliiget, Gruusia ja India kodanikud, neist 24-st 7 said riigist lahkumise keelu, kuni politsei uurib. Riigist lahkumise keeld ei tähenda siis veel süüdistuse esitamist või kahtlustuse esitamist. Ja soomlaste teade oli, et esialgu 7, ehk et me ei tea, kui palju neid sealt veel välja filtreeritakse. Ja siis nende 7 riigist lahkumise keelu motivatsioon Soome politsei andmetel on siis kahtlustus vandaalitsemises ja raskendatud asjaoludel kommunikatsioonivõrgu rikkumises. No igal juhul võib olla praegusel ajal täitsa selge, et soomlased teevad oma tööd väga rahulikult, aeglaselt, väga põhjalikult ja sisukalt nagu öeldakse, aga siin üks hea aspekt veel, et kuidas siis veel meie siis siin Soome lahes ja Läänemeres üleüldse, kuidas siis takistada nendel Vene varilaevadel tegutsemist. Siin jällegi soomlased on teinud väga hea ja selge algatuse, nimelt teatas siis Soome riigiettevõtte Arctia ja Soome Transpordiamet. Sellele riigiettevõttele kuuluvad siis kõik need olulised suured jäälõhkujad, ilma milleta
Läänemerel on täitsa võimatu sõita, et nemad ei plaani mitte mingil tingimusel oma jäämurdjatega aidata varilaevastikul Läänemerel navigeerida. Ehk kui on külm talv ja no ütleme nii, et loodame, et tuleb külm talv, siis külmub osaliselt siis Läänemeri kinni, siin ei saa ilma jäälõhkujate sõita, jäälõhkujad lükkavad tee lahti. Teadaolevalt suurem osa varilaevastiku laevadest on väga nõrga jääklassiga, ehk et nad ei suuda iseseisvalt liikuda jääs, mis tähendab seda, et kui jäälõhkujad neid ei aita, siis nad ei suuda jõuda iseseisvalt Ust-Luga sadamani, kui jääolud on väga halvad. Mis võib tähendada mitut asja. Esimene on selline, esimene on see, et võib-olla saadakse aru, et siia pole mõtet ronida, kui paar laeva on jäässe kinni jäänud. Mis siis juhtub, kui nad külmuvad jäässe kinni, siis tõenäoliselt juhtub see, et nad peavad sinna jääma pikemaks ajaks, kuidas nad ennast siis nagu toita saavad või midagi muud, kütus seal kindlasti laeva peal on, see on juba nende mure, kas nüüd nad võivad saada mingisuguseid kahjustusi, kas sellest võib tekkida keskkonnakahjustusi, see kindlasti oleneb sellest, et kas see laev on tulemas lastituna või minemas alles, kui nad lähevad Venemaa poole, siis nad tõenäoliselt täis lastis ei ole, aga igal juhul see teade, mis nüüd on ka tõenäoliselt, siis jõuab kõikidele nendele varilaevastiku vähemasti osade laevadeni varilaevastikust, et jää puhul ei ole seal üldse mitte kedagi, kes aitaks ja ma arvan, et väga raske on uskuda, et siis mingisugune meeletu jäälõhkujate flotill alustab kuskilt teed sealt Murmanski kandist ja ega nad ei saa ju liikuda siis läbi Eesti ja Soome territoriaalvett. Fakt on muidugi see, et lisaks varilaevastikule liiguvad mööda seda neutraalvett ja ka riikide Soome ja Eesti territooriumi, kui räägime Soome lahest territoriaalvett, ka täiesti korralikult, täiesti normaalsed laevad, mis peavad kinni sanktsioonidest ja ei vea keelatud kaup. Aga üks asi veel, et ega nõkse on ju siin veel, mida teha, et siis nagu Soome jäälõhkujad võivad öelda, et siis pärislaevade jaoks tekitatakse siis kanal läbi Soome territoriaalvee või Eesti territoriaalvee ja teistel ei ole sinna lubatud minna. Küll nad välja mõtlevad, mida teha, selles mõttes ma ei kahtlegi seda. Ehk et me oleme sattunud sellisesse õnneks olukorda, kus asümmeetriliste ja hübriidsete rünnakute vastu on tekkinud juba nähtavalt ja ilmselt plaanitud pikka aega hübriidsed ja asümmeetrilised vastumeetmed, mis ongi kõige parem võime, mismoodi meie üsna hullunud idanaabriga toime tulla, sellepärast et nende jõhkruse tase, ülbuse määr on ületamas juba kõikvõimalikke taluvuse piire. Tundub nüüd, et tahaks kohe nagu hakata rakette saatma Moskva poole, aga vaat, sellised üllatavad ja väga mõistlikud lahendused tekivad siin meil omaenda nina all. Ja on veel ka Murmanski ja Vladivostoki vahel kohe valmimas Polaarekspressi kaabel, mida võiks ka silmas pidada. Sa oled valmis väikse ekspeditsiooni sinna tegema. Et kes tahab saada sellist head emotsionaalset tunnetust, kuidas selline varisõda ja hübriidsõda välja näeb, et soovitan siis vaadata Telia Inspira kanalilt sellist väga värsket Soome režissööri Aki Louhimäe 5-osalist seriaali, mille nimi on Konflikt. Ja see on tõepoolest suurepärane kunstiline elamus ja selle loo siis nii-öelda sisu on selles, et samamoodi nagu võeti Venemaa poolt Krimm oma valdusesse, saabuvad rohelised mehikesed Soome Hanko poolsaarele ja okupeerivad selle ja lõikavad ära ülejäänud siis Soome mandriosast ja ütlevad umbes niimoodi, et me soovime rentida seda Hanko poolsaart, miskipärast Soome ei taha meiega rääkida, me tahame seda, et meil oleks selline nii-öelda aken või uks maailma ja algab siis selline varisõda, kus side on segatud, kus
selgelt Vene pool on sinna toonud palgasõdureid kogu maailmast, Hispaaniast ja mujalt, segab sidet ja kuidas siis Soome valitsus ja kaitsejõud selle probleemiga tegelevad. See on uskumatult põnev, see on väga kaasahaarav ja see on täiesti tänapäevane. Seda filmi vaadates ma arvan, et mul ei ole mingit kahtlust, et soomlased saavad enda asjadega väga hästi hakkama, kuidas meie enda asjadega hakkama saame, see on praegusel hetkel, ma arvan, väga palju meie usu kaitsetahte küsimus, nagu on siin Ainari Sviitrile kirjutatud kaitsetahe, aga ma arvan, et meil on see kõigil olemas ja siinkohal väike paus.